No heippa, If siinpool. Et siin videos tahaksin teile tutvustada päris huvitavat põnevat ideed. Sain selle idee ise ühest YouTube videost. Minu arust see on jagamist väärt idee. Et sellega saab olla kasulik igatepidi. Tegemist on siis plastikpudeli lõikuriga või plastikpudelist nööri jõhvi tegemine või mida iganes. Et eks seda näete video lõpupoole, kui see juba valmis saab. Ja siin videos ma nüüd teen küll seda projekti praegult täiesti esimest korda mälu järgi. Ja see on esmakordne või siis esimene prototüüp jälle, mida siis nüüd saab täiustada, täiendada, teha täpselt nii, kus vajadus on ja kuidas ideesi jagub. Et absoluutselt ei pea seda tegema samamoodi, nagu mina seda teen, sest ma ise teen ka seda hoopis teistmoodi kui selles videos, kus ma seda nägin. Et siin on variante nii palju, kuidas seda valmistada. Põhiliselt on sinna vaja näiteks vinkelraud. On vaja kaks külge vähemalt, parem on 3 külge. Nagu näha siin videos ma lõikan ka ise ühe poole nagu lahti, et ma pean just käegast võtta ühte puurauda näiteks, siis on vaja mingit keermepulka või lihtsalt mingit pulka, kuhu otsa siin nagu pudel panna külje peale, et ta seal vabalt jookseb, keerleb. Et siin mul omalgi siin on juba läks lõpuks vähe natukene kuskilt maalt untsu, pudel jooksnud täitsa ilusti lõpus. Poole pealt lõpetas ära selle ketramise. Ma ei mäleta täpselt, ma pean selle video võib-olla üle vaatama, kuigi mul on juba idee, kuidas seda asja parandada. Et kuidas selle Elumäel temal oli nagu tehtud, et ta isegi oli katsetanud neid eri versioone teinud ja lõpuks nüüd ongi siuke, et nii-öelda käed vabata nüüd ühe käega, et see põhiliselt ongi, et paned sinna pudeli sinna lõikura sisse, lõikad esimese ääre sealt juba otsa lahti ja siis lihtsalt võtad kinni ja jooksed minema. Tal oli seal mingi pooleliitrine pudel. Tuli vist mingi 5 meetrit või 10 meetrit või mida iganes, ma ei tea, päris pikk seekune lindijupp, et pigem lint kui jõhv peal. Aga jah, selle point nagu on, kui ma seal lõikan seda raua sisse sinna neid sälkusi. Ühel pool need ühepikkused, enam-vähem, et mul ei ole siin millimeetrit, sentimeetrit, mina siin mõõdajoonlauaga tööd ei tee. Silm on sirkel, ninavinkel, vastupidi. Aga siis teise külje peale siin väga oluline, no mitte väga oluline, aga see just ongi, et seal määrad ära, kui sügavale sa need lõikad, sellest oleneb siis selle pudelist lõigatava lindi, kui peenike siis juba jõhv on ja seal ma arvan, et juba mingi 2 millimeetri laiusid saab lõigata ja ma ei tea, kas või kuni 3 sendi, 4 sendi laiusid, mida iganes, kui laius ise soovid. Ja ise nüüd ragusi sinna viitsid lõigata ja teha. Ja siis on vaja veel üks, mis ta nüüd on, siis kipsinuga eesti keeles. See õhukene, mitte nuga ei ole vaja, aga on vaja seda tera lihtsalt ainult, et see läheb sinna sisse, et kui need külje peale need raod, mis määravad selle laiuse, kui need on valmis lõigatud, siis sinna sisse poole külge tulebki panna see, kinnitada see kipsinoa tera ja siis külje peale panna see mingi pulk, kuhu siis pudel peale panna, et mina seal tegin vähe valesti, et juba selle koha, et seal panin hakkasin pudelit lõikama kaela poolt.
elumees lõikas just vale teist poolt, et lõikas selle põhja alt ära ja siis nagu kaela sinna selle pulga otsa külje peale, seda näete videos siin kohe. Et siis nagu sellega point ongi selles, mulle hakkas see meeldima, kui see videot nägin, et jälle siuke väga lahe, mõnus asjade taasajal kasutamine, nagu ma olen taasajal kasutaja igale asjale. Et siis sellega saad siduda, punuda, mida iganes, nii palju kui sul fantaasiat jagub, et mis selle lindiga saad teha, et selles suhtes ongi, et on väga-väga tugev ja vastupidav. See elumees nagu videos tegi ka omale 2-3 meetri pikkuse redeli ja sidus redeli pulgad kõik selle lindiga või selle paelaga, plastikpaelaga ilusti kinni. Ma seda muidugi näinud ka seda, kas ta siis ka soojendas või ei soojendanud seda. Aga siis ta pani näiteks peitlite peale, peitlipead, noapead, puidust, mis on. Sinna lihtsalt ilusti hõõralt ääre peale, lihtsalt külje kõrvale lihtsalt punus nagu selle noa ja peitlipead ja need asjad kõik nagu ära. Ja siis pärast siis nagu soojendas seda kõike. Siis kui soojendad seda plastikut, et seda tõmbab mõnustad kokku, väga hea tihe, veekindel kaitsev, püsib ilusti peos sul see, ei libise ära, kuna need ääre peale siis jäävad siuksed randid sinna. Igal juhul see väga-väga vahva idee, jälle kasutada igasuguseid asju, et neid plastikpudeleid ja värki, et ei ole mõtet poodi viia, kui saad neist kasutama. Ma kujutan ette mul juba mõte jookseb, et kas sa tõesti punuda teed seal puupulkades tõesti mingi tooli, punud mingi tooli sellest tooli peal see istumisaluse omale või seljatoe või mida iganes. Ma siin video lõpus nüüd näitan ka, et kui ma seal lihtsalt 2 puupulka seon kokku ja siis vähe kuumutan, et see on kiiresti tehtud, ma ei viitsinud seal kaua nikerdada, et lihtsalt jagada seda ideed ja üldpiltid, kuidas see asi nagu toimib ja välja näeb ja protsess käib, et selle pointiga nagu ma tegingi praegu selle video kähku, et eks ma nüüd seda oma agregaati või mida iganes seda nimetada, et ma pean ka seda vähe natuke täiustama ja seal tuunima, et see ongi pannud kuskil puupulga otsa, et sellepärast võtsin 4-kandiliselt, on hea lihtne kuskil puupulga otsa lüüa maasse ja et siukene minu arust väga ära ütlemata tänuväärt idee jälle, et kuidas ära kasutada rämpsut, mitte mina loopida, nagu ongi tänapäeval siin ongi nutavad maailm ja ookeanid, kõik on igasugused plastpudeleid täis, kohe saab kasutada, kas või hakka või müüma. Keerid kokku ja lõiked ja keerid ja müüd ja mida iganes, et ainult fantaasia on piiriks selle kasutusel. Et jah, siuke väike video, pätkakene lihtsalt idee edasi jagamiseks, et see ei ole minu idee, et see on võetud lähtud kellegi teise idee. Aga kui sa vaatad seda videot nüüd esimest korda ja sa ei ole minu kanalil varem olnud, vaata ka mu teisi videoid, vaata video kirjeldus, seal on veel lisainfot, kes ma üldse olen, liitu mu Telegram grupiga, siis saad rohkem teada vaba elava mehe IFi elust. Ja kogu info on siin all, küsi, kirjuta kommentaar, liitu kanaliga. Mul muud nagu rohkem polegi praegu öelda selle video kohta. Kui kõik ilusat ja kohtumisel järgmises videos. Tšau!